Tere hommikust ja ilusat kolmapäeva kõigile. Minu nimi on Jaan Männik ja te olete seadnud end Swedbanki kinnisvara hommikulainele. Värskest Balti riikide pealinnade eluaseme taskukohasuse analüüsist selgub, et nõudlus Tallinna korteriturul jätkab kasvamist, kuid erinevus uusarenduste ja järelturu vahel püsib endiselt suur. Sellest ning teistest uuringu huvitamatest leidudest annab teile õige pea ülevaate Swedbanki ökonomist Marianna Rõbinskaja. Pärast Marianna esitlust võtame aga ekspertidega luubi alla Eesti kinnisvara ja laenuturu ning arutame, millist elamispinda Eesti inimesed ikkagi endale lubada saavad, kui suur on nõudlus eluaseme laenude järele ning millised on ehitussektori hetketrendid. Meie esinejatele saab muuseas Slido keskkonnas esitada ka küsimusi, millele vastame ülekande lõpuosas. Kasutage küsimuste saatmiseks QR-koodi, mida näete nüüd ka ekraanil. Head vaatamist! Tere hommikust kõigile, kes on meiega täna liitunud. Eesti majandus jätkab tasapisi paranemist ja üks valdkond, kus see eriti hästi silma paistab, on kinnisvaraturg. Kui vaatame kogu Eesti kinnisvaraturgu, siis selle aasta 9 esimese kuuga on aktiivsus Eestis kasvanud 8% võrreldes aastataguse ajaga. Kolmandas kvartalis oli korteriturul tehinguid 5% rohkem aastatagusest. Kiirem kasv aasta alguses oli siis seetõttu, et eelmise aasta 2024. aasta alguses oli kinnisvaraturul madal seis, mis siis viis võrdlusbaasi madalamaks ja seetõttu siis kasv oli kiirem. Kuna me teeme taskukohasuse ülevaadet Balti riikide pealinnade kohta, siis täna ma peamiselt keskendungi Tallinna korteriturule. Kui vaatame Tallinna korteriturgu, siis Tallinna korteriturul oli aktiivsus isegi mõnevõrra suurem võrreldes kogu Eestiga. Tehingute arv oli kolmandas kvartalis Tallinnas 8% kõrgem võrreldes aastataguse ajaga. Kui vaatame eraldi järelturgu ja uusarendusi, siis järelturul me näeme, et see oli väga aktiivne. Tehinguid oli 17% rohkem kolmandas kvartalis võrreldes aastataguse ajaga. Ja järelturg oli just see, mis vedaski Tallinna korteriturul aktiivsust. Samuti me näeme, et järelturul on ka tehingute arv üle pikaajalise keskmise. Kui rääkida uusarendustest, siis uusarenduste puhul tuleb teha vahet tehingutel ja broneeringutel. Tehing toimub siis, kui hoone on valmis ja ostja saab kätte oma võtmed. Broneering võib sellele aga eelneda 2 aastat, võib ka eelneda vahetult enne tehingut. Ja kui me võrdleme 2021. aastaga praegust olukorda, siis kui toona tehti tehinguid peamiselt paberil, siis praegu on ostjal olemas suur eelis, et tõenäoliselt saab ostja vaadata ka oma silmaga valmis korterit, mida ta ostab. Kui nüüd vaatame, mis toimus teises-kolmandas kvartalis, siis tehingute registreerimine oli mõjutatud suuresti käibemaksu tõusust. Kui majapidamiste ostusoov oli kindel, siis püüti see tehing ära registreerida ikkagi teises kvartalis ja Maa- ja Ruumiameti esialgsetel andmetel me näeme, et kolmandas kvartalis oli tehinguid uusarendustes siis väga vähe. Ja siinkohal ma siis rõhutan ikkagi, et see on tõenäoliselt käibemaksu mõju ja kui me vaatame broneeringuid, siis kolmandas kvartalis me nägime, et tehinguid oli nii aastatagusega võrreldes rohkem kui ka eelmise kvartaliga võrreldes rohkem. Samas aga kui võrdleme pikaajalise keskmisega, siis tehingute arv on veel oluliselt allpool pikaajalist keskmist.
Nüüd ma räägin korterite õigemini palga ostujõust korteriturul. Et palga ostujõud annab meile sellise indikatsiooni, kuidas on korteriturul liikunud palk ja korteri hind, et kas nad on liikunud samas kasvutempos. Ja tänaseks me näeme, et keskmise netopalga ostujõud on järelturul põhjast märgatavalt paranenud. Ja see põhi jäi 2022. aasta 3. kvartalisse. Samas, kui vaatame ja võrdame seda languseelse tasemega, siis sinnani on veel omajagu ruumi. Ja kui me vaatame arendajate pakkumishinda, siis seal me näeme, et paranemine on olnud väga tagasihoidlik. Samuti me näeme, et nii järelturu kui ka uusarenduste hinnaerinevus on viimasel 2 aastal püsinud keskmisest kõrgem, et 3. kvartalis oli see 42% ja kui võtame sellise varasema aja, et see keskmine 2016-2019 oli 36%. Ja miks see vahe on üldse suuremaks läinud, et põhjus peitub selles, et kui intressimäärad tõusid, siis nõudlus korterite järele vähenes ja järelturul me nägime, et hind liikus seega valdavalt külgsuunas. Kui aga uusarendusi vaadata, siis seal arendajad püüdsid ümber orienteeruda pigem jõukamatele ostjatele ja seetõttu hakkasid pakkuma eksklusiivsemates piirkondades arendusi, mis omakorda keskmist hinda pigem kergitasid. Ja samas uusarenduste puhul tasub meeles pidada, et maksutõusud, täpsemalt käibemaksutõus mõjutab kogu hinda ja samuti arendajate kulu tõuseb, kui arendajatel kehtestatakse mingisuguseid uusi nõudeid. Samas hea uudis on see, et suurem osa nendest põhjustest on tänaseks selja taga. Nüüd ma räägin ka korterite kättesaadavusest Tallinnast ja veidi hiljem võrdlen seda ka olukorraga meie lõunanaabrite juures. Kui me taskukohasuse arvutusi teeme, siis me arvestame peamiselt sellega, et majapidamine, keda me vaatame, et tema sissetulek on 1,5 Tallinna keskmist netopalka. Ja me arvutame taskukohasuse lähtuvalt sellest, et majapidamine soovib osta endale kodu eluasemelaenuga ja tema laenumaksed moodustavad 30% tema sissetulekust. Ja me arvestame, et korter on kättesaadav, kui majapidamine saab endale lubada 55 ruutmeetrit. Ja mida me oleme sel aastal näinud, et madalamad intressimäärad ja tasapisi paranev korterite hinna ja netopalga suhe on aidanud suurendada eluaseme taskukohasust. Samas, kui võrdleme veidi pikema ajaga, siis veel 4 aasta tagusele ajale jääb taskukohasus alla. Kui vaatame 3. kvartalit, siis 3. kvartalis oli taskukohasus aasta tagusest parem. Samas aga, kui võrdleme kvartalit eelmise kvartaliga, siis paranemist enam ei toimunud. Ja peamine põhjus ongi selles, et intressimäärade languse mõju 3. kvartalis taandus. Meie prognoosi järgi kasvas netopalk Tallinnas 3. kvartalis 3,3%. Ja kui me vaatame järelturu hinnakasvu ja arendajate pakkumishinnakasvu, siis need kasvasid 3. kvartalis samas tempos. Ja me näemegi, et järelturul oli perekonnal võimalik endale osta kuni 72 ruutmeetrine korter. Aasta tagasi oli see 61 ruutmeetrit ja uusarenduste pakkumishinna puhul sai lubada endale 41 ruutmeetrit. Aasta tagasi oli see 35 ruutmeetrit. Ja Maa- ja Ruumiameti statistika põhjal oli taskukohasus veidi parem, aga põhjus ongi selles, et sinna tulevad tehingud mõningase viiteajaga ja seal võib ka kajastuda mõningane allahindlus, mida arendajad on inimestele pakkunud.
Nüüd, kui vaadata, mis toimub meie lõunanaabrite juures, siis nii Riias kui ka Vilniuses on korteriturg samuti väga aktiivne, aga erinevalt Tallinnast, kus siis aktiivsust veab peamiselt järelturg, on nii Riias kui ka Vilniuses nõudlus ka uusarenduste järgi suur. Ja me näemegi, et uusarenduste puhul, kui arvestada Maa-ameti statistikat, siis olukord on parem meie lõunanaabrite juures. Nüüd järelturul me näeme, et taskukohasus oli Tallinnas väga hea, parem võrreldes Vilniusega ja kui rääkida Riiast, siis seal paraku hästi võrreldavad andmed puuduvad, sest sealne olukord järelturu korteritega on veidi teistsugune ja üldse turul tervikuna domineerivad nõukogudeaegsed korterelamud ja seetõttu siis seal üldiselt on taskukohasus parem. Nüüd, mida toob aasta 2026 intressimäärade ja sissetulekute vaates? Meie prognoosi järgi kärbib Euroopa Keskpank hoiustamise püsivõimaluse intressimäära veel järgmise aasta märtsis ühel korral ja sellega me näeme, et intressimäärade langetamise tsükkel saab selleks korraks läbi. Ja kui me nägime, et Euribor on tänaseks üsna suure languse läbi teinud, siis see tähendab, et ka Euribor enam suurt langust ei tee. Ja seega sõltub siis korterite taskukohasus edaspidi peamiselt siis netopalga ja korterite hinnadünaamikast. Meie prognoosi järgi tõuseb järgmisel aastal brutopalk 6%. Ja kui me vaatame valitsuse plaanitud maksumuudatusi, siis see tähendab, et keskmiselt Eestis netopalk kasvab järgmisel aastal meie prognoosi järgi 15%. Mida toob siis aasta 2026 Eesti majapidamistele? Eesti majandus on tasapisi paranemas. Ja koos sellega läheb paremaks ka seis tööturul. Registreeritud töötute arv on vähenemas ja hõivatute arv järgmisel aastal suureneb. Me prognoosime, et palgatulu kasvab järgmisel aastal oluliselt ja inflatsioon aeglustub. See tähendab seda, et majapidamiste ostujõud järgmisel aastal suureneb. Kuna maksuküüru kaotamine tähendab kõrgemat netotulu kasvu mediaanpalgast kõrgemat palka teenivate majapidamiste jaoks, siis tähendab see omakorda seda, et eluaseme turul nõudlus suureneb. Ja suurem nõudlus tähendab ka tõenäoliselt seda, et ka kinnisvara hinnatõus kiireneb järgmisel aastal. Samas me prognoosime, et piisav pakkumine tagab selle, et palgakasv ületab järgmisel aastal korterite hinnakasvu ja eluaseme taskukohasus jätkuvalt paraneb. Ja jätkame juba siit stuudiost. Aitäh, Marianna, selle põhjaliku ülevaate eest ning nüüd on mul rõõm tervitada enda kõrval taas kord siis Marianna Kabinskaja, Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juht Anne Pärgma. Tervist! Ning meie kinnisvara ja ehituse osakonna juhataja Eero Viik. Tervist! Tuletan meelde meie vaatajatele, et ekspertidele saab esitada ka küsimusi, kasutage selleks Slido keskkonda ning loeme need teie küsimused juba õige pea meie ekspertidele ette. Anne, sina tegeled igapäevaselt pangas eluasemelaenudega ja näed reaalselt turul toimuvat. Kui suur on siis hetkel inimeste huvi eluasemelaenude järele? Mida näitavad taotluste numbrid? Kas on näha mingit tõusutrendi? Seda tõepoolest nii on, et me jälgime taotluste esitamist. Taotlus esitatakse siis erineval ajal, siis kui tahetakse kohe osta või kui on kodu ostmine plaanis pikemas perspektiivis. Ja aasta lõikes on nii, et taotluste arvud on enam-vähem samad. Keskmine on muutunud kuskil 0,1%, keskmiselt esitatakse nädalas kuskil 620 taotlust,
aga samaaegselt on kuude lõikes on erinev, et kõige aktiivsem sellel aastal oli aprill, kuskil 700 taotlust. Samas kõige rahulikum on olnud oktoober, kuskil 550 juures. Sealjuures tuleb jälle, millele ma enne vihjasin, et taotlus esitatakse nii-öelda pikema vaatega, aga sama selle lepinguid me oleme sõlminud rohkem, kuskil 30% ulatuses. Et see ei ole alati taotluse esitamine ja lepingute sõlmimine ei ole päris otseselt seotud, et huvi läbi selle on üsna kõrge ja võiks isegi öelda nii, et tavaliselt, kui esitatakse vähem taotlusi, siis mingil hetkel tuleb neid juba nii-öelda seda, võiks öelda, et on vaikus enne tormi, et on oodata, et esitatakse mingil hetkel rohkem. Aga saab kuidagi ka teha mingisuguse üldistuse või vaadata mingit keskmist, et mis summas laenusid üldse võetakse ja millised on ka võib-olla hetkel keskmised marginaalid? Keskmine ikka saab vaadata, jah. Keskmine laenusumma on 135 000 eurot, mis võetakse keskmiselt 25 aastaks ja keskmine marginaal kodulaenul jääb suurusjärku pisut alla 1,5 ja see sõltubki siis sellest, et milline see energiamärgis, kus vara soetatakse, laenuvõtja enda nii-öelda profiilist. Ja muidugi ka nii, et üle terve, kuna me anname laenu üle terve Eesti, siis need keskmised laenusummad on erinevad. Et Tallinn Harjumaal on keskmine laenusumma 163 000 eurot ja kasvanud on enam-vähem sama palju kui Eesti üleselt 6% ja kõik järgmisena on siis 136 on Tartumaa ja võib-olla saab veel välja tuua ka selle, et üle-eestilises vaates on kuus regiooni, kus keskmised laenusummad on üle 100 000 euro. Aga ma siin tahaks selle välja tuua selle, et kuna laenu võetakse nii ostuks, ehituseks kui ka renoveerimiseks ja see sõltub ikkagi sellest, et milline on selle laenuvõtja plaan ja soov, siis sellest sõltub ka see vajadus, et mille jaoks tal parasjagu laenu on vaja võtta. Et sellest on ka need laenusummad erinevad. Ma tahtsingi just tegelikult sul küsida ka veel, et kuidas see vaade on, et kas aktiivsust on rohkem näha ainult siin Tallinnas ja Kuldses ringis ja Harjumaal või ikkagi ka väljaspool, et kui palju üldse mõjutab laenu saamist piirkond, kus elatakse ja laenu küsitakse? No meil on nii, et Swedbanki laenu võetakse igas Eestimaa otsas, igas Eestimaa piirkonnas ja nii, et kuna elanikke on kõige enam Tallinna-Harjumaal, siis siin võetakse kõige enam laenu 62%. Samas Tartumaal 16%, Pärnumaal 5%, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa 3% ringis, aga mitte üheski maakonnas, mitte ükski maakond ei jää justkui puutumata, et igal pool võetakse laenu, igal pool parendatakse, ehitatakse, ostetakse, nii et inimesed toimetavad. Aitäh, Anne. Ero, kui me viimati sarnases formaadis kevadel vestlesime, siis tuli meil tõdeda, et arendajate jaoks pole olukord viimased aastad just kõige roosilisem olnud. Nüüd aga just eelmine nädal oli meil majandusprognoos, esitlus, prognoosime majanduskasvu, näeme, et seis läheb paremaks. Kuidas see sektorit mõjutab? Positiivsed arengud majanduses jõuavad kinnisvarasektorisse teatava viitega, aga nad kindlasti jõuavad. Ehk et senimaani on meil läinud ju tegelikult väga okeilt, et uusarendustega tehtud tehingute maht on küll mõnevõrra võib-olla tagasihoidlikum, kui alguses oli nagu julgust loota. Aga Tallinnas, Harjumaal 100-150 tehingut uute korteritega igakuiselt ikkagi nagu tehakse. Pakkumist on tulnud juurde, hoolimata sellest, et arendajad on võrdlemisi ettevaatlikud ja väga ratsionaalselt kalkuleerivad, jälgitakse, mida konkurendid teevad ja mida juba turul on pakkumises ja vastavalt sellele siis ka oma nagu plaane nagu ellu viiakse. Ja teada olevalt järgmiseks aastaks uusi plaane arendajatel kindlasti jätkub.
Marianna, jälgisin siit kõrvalt su esitlust ja ma tean, et sa oled varasemalt välja toonud ka selles taskukohasuse analüüsis, et kui kaua korteri sissemakse kogumine perekonnal keskmiselt aega võtab. Seekord seda slaididel ei olnud. Ma tean, et sissemakseks peab ju tavaliselt koguma 15% oma finantseeringut. Kui kaua see sellisel keskmisel perekonnal aega võtab? Ja kui me vaatame taskukohasust, siis üks väga oluline osa on just see sissemakse kogumine, sest see on esimene väljakutse, millega siis silmitsi seistakse. Ja me teeme selle arvutuse jällegi, et kui kaua läheb aega, kui perekonna sissetulek on 1,5 keskmist Tallinna netopalka. Ja me näeme, et seal on olukord nüüd võrreldes selle 22. aasta teise poolega, kui see korterite taskukohasus üldiselt oli selline, oli madal seis, et me näeme, et see on natuke paranenud ja täna on see siis 29 kuud, et 2022 oli 35 kuud, et natuke on läinud paremaks ja järgmisel aastal peaks see veel paremaks minema, sest sissetulekud kasvavad. Suur tänu sulle selle ülevaate eest. Enne kui me jätkame siit stuudiost vestlusega, lähme aga võikame korraks Arteri maja teistele korrustele. Nimelt uurisin Swedbanki noortelt töötajatelt, kas nad elavad üüripinnal või omavad juba enda kinnisvara ning kuidas saadi ikkagi kokku korteri ostuks vajalik sissemakse. Vaatame. Mina elan üürikorteris. Mul on oma kinnisvara, aga ma siis üürin seda välja. Nii et ise elad hetkel üürikorteris? Jah. Oma kodu. Kuidas said kokku sissemakseks vajalikku raha? Kogusin aastaid, aga ma pean ütlema, et mu elukaaslane oli veel tublim koguja. Suuresti ka tänu temale. Saime endale oma kodu soetatud. Mina elan ühikas. Kas sa mõtled juba ka oma kinnisvara peale? Ja väga tahaks oma kodu. Mis sa teed selle nimel? Tööd. Kas sina elad üürikorteris või on sul oma kodu? Mul on enda kodu. Kuidas said raha kokku, et sissemakse teha? Sai kogutud, olin vahepeal laeva peal tööl ja natuke sain abiga vanematelt. Hetkel elan üldse vanematega, aga plaanis on varsti osta ka enda kinnisvara. Kuidas sa plaanid selle raha kokku saada? Pea 50% oma sissetulekust panen kõrvale ja vanemate abiga ka. Kui tähtis üldse täna noorte jaoks on see, et kas sa elad üürikorteris või on sul enda kodu? Ma arvan, et kui sul on enda kodu, siis sul on selline suurem turvatunne, kindlustunne, pluss on ju tegelikult investeering sul endale ka tulevikku. Ma arvan, et see on noorte jaoks ikka päris oluline. Sina jagad Swedbankis rahatarkust. Mis soovitusi sa noortele annaks siis, kes seda sissemakse summa kokku tahavad saada? See kõik algab rahalise vundamendi ehitamisest ehk siis eelarve tegemisest, et aru saada siis, kuhu üldse raha kulub ja kus saab raha kokku hoida ja soovitan Swedbanki minu eelarve rakendust. Tuleb keskenduda lisatöö tegemisele, et sealt see kopikas tuleb, et korter osta. Mis lisatööd sina teed siis? Pärast pangatööd põhimõtteliselt sama tööd, et lähen filmin mõned videod ja pildistan mõned pildid ja nii see kopikas tuleb. Aga tehke lisaotsi ja küll raha saab kokku. Sellised mõtted siis Swedbankis töötavatelt noortelt. Jätkame siin stuudios vestlust. Anne, mina olen küll kuulnud müüti, et noored inimesed ei saa laenu. Siit videost jääb mulje, et osad on juba saanud, osa planeerivad, ehk siis nagu just kui lükkab ümber selle müüdi, tublisid noori on küll ja veel. Mida meie statistika näitab? See on tõesti müüt ja noored võtavad laenu Swedbankist. Meie statistika näitab, et 26% meie laenuvõtjatest on kuni 30-aastased, mis on üsna suur osakaal. Ja kui vaadata veel eraldi vanusegruppide vaatest, et kus see kasv või kus see huvi kõige suurem on, siis eraldi 22 kuni 25 ja 26 kuni 30, et need mõlemad on kasvanud 3% ja ka keskmised laenusummad noortel on siis vastavalt 112 ja 150 000 eurot ja võib-olla selle noorte laenu võtmise taga on ka see, et meil on noortele laenuvõtjatele eraldi tiim, kes on nendele nii-öelda selgitavad hästi põhjalikult lahti, mida laenu võtmine tähendab, millised peaks seal tingimused, tutvustavad. Nii et võib-olla seal on ka päris suur osa. Nii et noored võtavad laenu Swedbankist, nii on. Nii et 2 müüti lükkame siin kohal siis ümber, et see, et noored ei saa laenu ja see, et väljaspool Tallinnat inimene ei saa laenu.
Kusjuures osakaalude vaatest on ja nii, et noorte puhul, kui ma tõin siin enne välja, et üle-eestiliselt 62% võetakse laenu Tallinn-Harjumaa, siis noorte vaatest on nii, et 58% noortest võtab laenu Tallinn-Harjumaal, 19% võtab Tartumaal ja Ida-Virumaa on 4% ja mis tundub, et on noortele meelepärane piirkond võrreldes kõikide laenuvõtjatega on Viljandimaa, et seal osakaal on mõnevõrra kõrgem, jääb sinna kuskil 3 alla. Et tundub, et piirkonnad on, laenu võetakse kõikides piirkondades ja ka noorte puhul on nii, et mitte ükski Eestimaa piirkond ei jää välja, et noored on igal pool. Seda on hea teada. Ega, kui ma kuulasin Marianna esitlust enne, siis mulle jäi kõlama väide, et uusarendused on siiski keskmisel perekonnal kuidagi haardeulatusest väljaspool, võib-olla see on ainult minu arusaam. Ja uusarenduste müük pole ka päris sellises tempos taastunud nagu järelturg. Samas mulle tundub, et nende uute korterite hinnad ei lange ka eriti. Et kas mu tunnetus on õige või kuidas sina asja näed? Kas on loota, et need uusarendused lähevad kuidagi ka soodsamaks lähiajal? Jaa, et pigem olen samal arvamusel nagu sinagi või tunnetus on sama. Kui vaadata numbreid, siis ei ole näinud, et uusarenduste pakkumishinnad oleksid olulisel määral viimase aasta jooksul nagu tõusnud, pigem enam-vähem samal tasemel, sõltuvalt muidugi nagu projektist. Mõni projekt ongi natukene parema asukohaga, mis tõttu on ka hind veidikene krõbedam. Mõni asub nagu mitte nii atraktiivses kohas ja seal on ka nagu hind natuke nagu soodsam. Aga suures pildis on hinnad püsinud enam-vähem, pakkumishinnad püsinud enam-vähem samal tasemel. Küll aga, kui Tallinnas ja Harjumaal on pakkumises umbes 3300 uut elamispinda versus kvartaalne tehingute maht on seal kuskil 450 ehk et nagu pakkumise ja ütleme, tehtud tehingute suhe on väga ostja poole kaldu, siis ostjatel on selgelt läbirääkimisruumi. Ja selleks, et üks uus korter saaks maha müüdud, peavad arendajad täna ilmselgelt rohkem vaeva nägema kui veel aasta tagasi. Et noh, tegelikult aga nüüd, kui vaadata nagu Harjumaad nagu Tallinnat koos veel selle nurga alt, et noh, et on nagu kallimaid kortereid, aga samas, nagu ma ütlesin, on ka soodsama hinnaklassi kortereid, et näiteks üks aktiivne piirkond on ka Haabersti ja muidugi Kuldne ring on ju Tallinna ümber, et ka seal on pakkumist ja seal on ikkagi nagu uusarenduste hinnad mõnevõrra soodsamad kui Põhja-Tallinnas või kesklinnas. Sa nüüd juba mõnda piirkonda mainisid, aga tahtsin öelda, et Tallinn ei saa ju teadupärast kunagi valmis, aga kus on siis need hetkel kuumimad arendused ja piirkonnad Tallinna linnas? Kesklinn on alati selline, mis kuulub nagu top 3 hulka. Aga teised 2 linnaosa ma tooks välja on ikkagi jätkuvalt Põhja-Tallinn ja Haabersti. Et kõigis nendes 3 piirkonnas on umbes 20% kogu pakkumisest. Et need on kõige atraktiivsemad piirkonnad ja teadaolevalt just nagu premium klassi või nagu kõrgema hinnaklassi nagu otsa on ilmselt pakkumist veel nagu tulemas. Kuigi kõige paremini müüvad just kuldses ringis olevad pigem väiksema pinnaga, aga rohkema toalisusega eluasemed. Marianna, me kuulsime nüüd siis arenduse ja ehituse poole pealt vaadet, aga kuidas näeb ökonomist olukorda, et majandus on kasvuteel, sissetulekud järgmisel aastal suurenevad, kas see teeb siis need uusarendused ka taskukohasemaks? Kui me vaatame uusarenduste taskukohasust, et see 3. kvartalis oli siis perele, kes teenib 1,5 keskmist palka, oli taskukohane 41 ruutmeetrit. Et kui me vaatame seda taskukohasust, siis me peame taskukohaseks, kui pere saab osta 55 ruutmeetrit. Et hetkel tõepoolest sellise keskmise puhul ei ole see hästi kättesaadav ja kui räägime järgmisest aastast, siis kuna me ootame, et keskmine palk järgmisel aastal tõuseb 15% ja oletame, et uusarenduste siis hind ka siis püsib seal enam-vähem paigal või natuke isegi kiireneb võrreldes sellega, mis sel aastal on, et siis ikkagi palgakasv ületab seda hinnakasvu väga suure tõenäosusega. See tähendab, et korterid muutuvad kättesaadavamaks
ja noh, kui ma sellise prognoosi teen, siis võib-olla järgmisel aastal on nad lähemal 50 ruutmeetrile keskmise pere jaoks. No, ennustamine on alati tänamatu töö, aga mulle tundub, et läheb paremaks. Enne kui liigume vaataja küsimuste juurde, Anne, ma tahaksin sulle veel ühe küsimuse esitada. Ma vaataks tänast olukorda siis noore inimese või noore pere vaatevinklist taaskord, kes siis soovivad soetada täitsa oma enda isiklikku esimest kodu. Kui neil on nüüd soov laenu võtta, siis millest nad alustama peavad? Mis on esimesed sammud? Noh, me just enne siin videolõigust nägime, et noored on hästi teadlikud, hästi asjalikud ja planeerivad pikaajaliselt ja võib-olla millest alustada ongi see, et mis iganes kujul säästmine on kahtepidi hea, et ühtepidi on see, et ma saan oma finantseeringut natuke koguda ja teine ka see, et ma juba harjun selle tulevikus võimaliku kuumi laenumaksega, mis pikaajaliselt tuleb. Aga samas jälle, kui soov on, koduostu soov on olemas, siis tuleb lihtsalt täita taotlus, mis jõuab meie kompetentsesse noortega tegelevasse tiimi ja head asjad hakkavad juhtuma. Seda on hea teada. Aga võtame ette vaataja küsimused, neid on tulnud terve ports meile Lido keskkonnas ja hakkame aga siit peale. Kui suur on erinevus kinnisvaraportaalides avaldatud pakkumishindade ja tegelike tehinguhindade vahel? Millised peamised tegurid seda hinnavahet mõjutavad? Kas keegi teeb täpsest? Uusarenduste kohta oskab Eero täpsemalt kommenteerida? See erinevus sõltub hästi palju projektist ja muidugi ka ostja läbirääkimisvõimest. Reaalsus on ehk, et nagu täpset numbrit on väga keeruline nagu öelda. Küll aga on reaalsus see, et arendaja reeglina peab midagi nagu peale andma või kuidagi nagu vastu tulema. On selleks siis kas mingi parkimiskoht, mille järgi kusjuures on vähenenud nõudlus, et enam ei soovita nii palju parkimiskohti. Või on selleks mingi äge köök või on see hinnaalandus 5% või 10%, see sõltub hästi palju nagu projektist. Selge pilt. Anne, või Marianna tahab täpsustada? Ja ma võin öelda, et jah, et järelturul võib-olla, kuna see nõudlus on tõesti väga suur, et seal tõenäoliselt tasub vaadata, et kui korter tundub liiga kallis, siis tõenäoliselt jah, läbirääkimisruumi on, aga noh, ütleme, et ostjaid on ka väga palju, et siis ikkagi müüja saab juba valida. Selge. Anne, see küsimus on nüüd küll sulle. Kas on juhtumeid, kus antakse laenu kodu soetamiseks väljaspoolt Eestit? Jaa, seda tuleb ette rohkem kui eelmisel aastal ja inimesed kasutavad siis välismaal kinnisvara soetamiseks Eestis olevat kinnisvara ja jah, seda tehakse. Nii et ka sellise küsimusega võib... Ja sellise küsimusega tulebki pöörduda ja jah, tuleb täita taotlus ja vaatame läbi, muidugi. Selge. Kas millalgi saavad järelturu korterite hinnad taas lähemale uusarendustele või see hindade vahe jääbki nüüd nii suureks? Kuidas tundub? No tundub, et hetkel selle aktiivsuse põhjal võib öelda, et aktiivsus on koondunud järelturule ja seal tõenäoliselt siis seda hinnakasvu potentsiaali on ikkagi rohkem. Et nagu ka Eero mainis, et uusarenduste puhul on üsna palju pakkumist sellistes eksklusiivsemates piirkondades, et seal otseselt võib-olla ei ole isegi küsimus selles, et kas nagu saab endale seda lubada, vaid pigem see, et inimesed võib-olla näevad, et need on kallid ja aega on. Eero, tundub, et järgmine vaataja kuulas sinu soovitusi Tallinna osas, kus oli siis Haabersti ja Põhja-Tallinn mainitud, aga küsib, mis toimub arenduste osas väljaspool pealinna? Kas on näha ka mõnda kiirelt arenevat kanti? No Tartu on olnud hästi selline, kuidas ma ütlen, stabiilse nagu uute arenduste mahuga, et kindlasti nagu Tartu ja viimastel kvartalitel on ka Pärnu olnud rohkem kõneainet pakkuv. Et ma need kaks tooksin välja. Paraku ülejäänud Eesti piirkonnad on juba mõnevõrra nagu väiksemad ja vähem aktiivsemad, et meil puudub hea ülevaade näiteks teiste kohta, aga Pärnu ja Tartu jah, kindlasti. Küsimus Marianna sulle, ma tean, et sa
juba põgusalt peatusid ka sellel oma esitlusel, aga kas on oodata, et Euroopa Keskpank langetaks veel intressimäärasid, kuidas see mõjutab laenude saamist, korteri hinda? Ütleme nii, et peamine selline intressimäärade langusfaas on juba selja taga ja meie prognoosime, et Keskpank võiks intressimäära langetada veel järgmise aasta märtsis ja Euribor siis natuke veel tuleb allapoole, aga mitte oluliselt, et seega nagu ikkagi peamine, mis korteriturul siis peaks huvi pakkuma, ongi see palga ja hinna dünaamika. Oleme palju rääkinud uusarendustest, aga küsimus ka järelturu kohta. Viimasel ajal on kinnisvaraportaalides vähem järelturu müügipakkumisi. Kas oodatakse järgmist aastat, et küsida suuremat hinda? Mis on ootuse või sellise vähese pakkumise taga? Või on see üldse tunnetuslik, et on vähenev pakkumist? No, tunnetuslikult kinnisvarasektor on kevadel aktiivsem. Päike hakkab rohkem paistma, käib kõrgema kaarega, inimeste emotsioonid on mõnevõrra nagu paremad kui praegu siin novembri keskpaigas, no, oleme realistid. Kas nüüd seal nüüd nagu numbriline paikapidavus, nagu kas seda toetab? Kuidas teile tundub? See on, no, üks asi on see, et kes tahab parasjagu küll müüa, aga ostuga on alati nii, et selle õige kodu leidmine, et see on võib-olla aeganõudvam, et igal juhul need, kellel on, kes kodu vajavad ja kes kodu otsivad, siis võiks ikkagi kogu aeg silmad lahti hoida, et sa leiad selle oma õige kodu ja oled valmis selle jaoks. Et ostuvaatest ma arvan, et ei ole mõtet midagi edasi lükata. Ja müügivaates siis sama asi, et kui müügi see on jälle see, et kas see kinnisvara on mul lihtsalt tühjalt ootel, ostja ootel ja ma ootan ja ta toob nii-öelda kulu või ma parasjagu ka elan seal sees. Ja siis on meil jälle eraldi on näiteks ka koduvahetuse lahenduse mõttes nendele inimestele, kes mõtlevad, et enne müüks ja siis alles ostaks, siis võiks korraga mõelda seda, et võib-olla enne ostan ja siis hakkan ka olemasolevat müüma. Et neid lahendusi on. Ja järgmine küsimus lähebki meil sellesse sarnasesse ooperisse. Mitte müügi poole pealt, vaid küsitakse, kui on plaanis osta järelturult korter, kas pigem osta täna või oodata järgmist aastat, kuna siis võib-olla tuleb suurem valik. Ma saan aru, et soovitus on, et ära oota. Soovitus on see, et tuleb leida omale kõige sobivam vara. Et igal juhul silmad lahti hoida, kui see õige vara on olemas ja sobib ja on õige tunne seal olemas, siis muidugi. Aga jätkame, Anne, sinu lainel. Muutuvas töömaailmas tehakse tööd erinevates ettevõtetes või hooajaliselt. Kas on plaanis muuta otsustamise süsteemi, milliste sissetulekute alusel laenu saab? Ei, sellist plaani ei ole. Aga jah, kiire ja konkreetne vastus. Tundub, et uuel aastal võib kinnisvara hind tõusta kuni 14%. Kas see on tõsi? Ma ei tea, kust see 14% küsijal tuleb, aga... Ja millist kinnisvara täpsemalt nagu ikkagi silmas peetakse, mis piirkonda ja nii edasi. Jõle keeruline on kommenteerida seda numbrit, sest tõesti ei oska öelda, kus on... Kas ta on tänavatu töö ka selliste numbrite prognoosimine? Soovin maapiirkonnas vana maja korda teha. Mis tingimused pean täitma, et selleks laenu saada? Laenu võtmisel on ühed põhitingimused. Üks on see, et peaks olema regulaarne jätkusuutlik sissetulek, maksevõimet oleks vaja ja siis peaks olema tagatis. Ja kui mis iganes vara hakata renoveerima, siis on mõistlik läbi mõelda, et kui palju selle renoveerimiseks raha on vaja, ehk siis kalkulatsioon korralik niimoodi, et ma tõesti mõtlen, kuidas see asi saaks korralikult tehtud. Ja maapiirkondades on veel ka see, et kui sõltuvalt nüüd piirkonnast ja sellest renoveerimise mahust, kui jääb, siis võib mõelda ka Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaaslaenule koos kodulaenuga, aga seda saab jälle siis laenuhalduri käest juba täpsustavalt küsida, et millal ja mismoodi on seda vaja teha ja saab teha. Et kõigepealt võib-olla see esimene plaan, et kui palju üldse raha vaja on ja et saaks asi korralikult renoveeritud. Ei teagi, kas meil on vaatajad sarnase laine peal või on tegemist sama vaatajaga, kes küsib, aga kas renoveerimiseks võetakse laene rohkem maapiirkondades või vastupidi? Ehk siis ilmselt mitte maapiirkondades? Meil on
meil on küll see statistika olemas, aga mul seda nüüd praegu peas ei ole. Ma ütleks, et renoveeritakse ka samamoodi üle terve Eesti, aga võib-olla mõnedes piirkondades rohkem kui mujal. Aga jah, et ma esialgu ütleks, et renoveeritakse üle terve Eesti, sest meil, nii nagu meil soetatakse kinnisvara üle terve Eesti, siis ma olen täiesti veendunud, et ka parendatakse kinnisvara kõikides piirkondades. Täitsa loogiline. Ja viimane küsimus siit Slido keskkonnast vaatajatelt, kas välismaa kinnisvara saab kasutada Eestis tagatisena? Praegu ei saa. Ja sel samal hetkel, kui ma küsisin küsimust, tuli veel üks viimane küsimus. Kas eluasemelaenude ja refinantseerimise buum on selleks korraks läbi? Buum ei ole läbi, aga refinantseerida jätkuvalt saab ja ka meil on praegu kampaania käimas kuni praeguse seisuga veel aasta lõpuni, et kes tahab oma laenu tuua Swedbanki, need on väga oodatud. Aitäh vaatajatele nende küsimuste eest ja lõpetuseks paluks teilt kõigilt kolmelt üks konkreetne juhtmõte siis vaatajale teele kaasa. Mida toob teie hinnangul aasta 2026 kinnisvaraturul? Alustame Ero sinust. Ma usun, et valikut tuleb mõneti juurde ja koduostjatele, kui see õige objekt on leitud, siis tasub tehing ära teha. Anne? Ma kordaks just seda, et ma arvan, et uus aasta toob väga palju rõõmsaid koduomanikke ja uusi oste, tehinguid. Marianna, meie ekspertide viimane sõna jääb sulle. Ja ma nõustun Annega just selle rõõmsa koha pealt, et me juba septembris ja oktoobris nägime, et majapidamiste kindlustunne hakkas tõusma ja järgmise aastal ma arvan, et neid põhjuseid, miks see peaks tõusma, on päris palju. Aga aitäh teile kõigile selle väga põhjaliku arutelu eest, oli meeldiv nagu alati. Suur tänu ka meie vaatajatele, selliseks kujuneski siis meie tänane kinnisvara hommik. Aitäh vaatamast ning kohtume juba järgmistes ülekannetes. Nägemist!